28. kiri. Kuidas ma saan olla üheaegselt nii püha kui ka patune? 12. september 1991. Kallis Kreek, ma tänan sind sinu väikese traktaadi eest, mis puudutas Jeesuse surma põhjuseid. See oli väga informatiivne ja selgitas minu jaoks üsna segaseid asju. Sinu arusaam Jumala armust on nii imelik, Kreek, et ma peaaegu mõtlen, et sul peab olema ilmutus kõikvõimsalt, sest ma ei kujuta ette, kuidas võib inimene välja mõelda intuitiivsele nii vastupidise arusaama. Tavamõistus ütleb, et inimene läheb taevasse või põrgusse vastavalt, kas ta on hea või halb. Ja mina olen arvanud, et kõik kristlased niimoodi mõtlevad. Aga sina ütled, et see pole kaugeltki tõsi. Kas ma tõesti olen sinust õigesti aru saanud? Sa oled sees või väljas sõltuvalt usust Kristusesse. Absoluutselt revolutsiooniline. Ma ei ole veel nii kaugele jõudnud, et ma tahaksin nii-öelda arusaamise tegevuseks pöörata, nagu sa ütled. Aga ma kahtlustan, et minu pühendumisotsuse tegemine on vaid aja küsimus. Kui ma otsuse langetan, siis peab see olema ehtne ja minu arvates pole aeg veel jõudnud. Vahepeal on mul sulle veel üks küsimus päästmise värgi kohta. Põhimõtteliselt on see järgmine. Ma ei mõista, kuidas ma saan olla täiesti püha Jumala ees, kui kõik minu tuttavad teavad, et ma ei ole püha. Kas Jumal on pime või võib-olla olen ma sinust valesti aru saanud? Sa ütled, et meie patud peavad saama andestatud ja me peame olema muudetud selleks, et Jumalaga suhelda. Ma mõistan, kuidas Jumal andestab meile meie minevikupatud Jeesuse pärast, aga ma ei näe, et kristlased praegu muudetud oleksid. Kuidas on kristlased praegu täielikult lepitatud Jumalaga, kui nad ei ole veel täielikult muudetud? Kui üks patt lahutab meid Jumalast, siis minevikus tehtud pattude andeks saamine ei anna mulle midagi, sest päris kindlasti astun ma iga päev taas ja taas ämbrisse. Noh, Kreek, ütle mulle, kuidas ma saan olla üheaegselt nii püha kui ka patune? Kogu minu armastuses, Isa. 3. oktoober 1991. Kallis isa, mulle tõeliselt meeldis sinu viimase kirja küsimus. Ma ei tea, kas sa oled märganud, et meie kirjad on justkui käiku vahetanud. Enam me ei vaidle, kas kristlus on tõene. See on apologeetika. Pigem arutame nüüd, kuidas kristlus tõene on. Ehk teoloogia. Sinu küsimused paistavad olevat rohkem kellegi kristlase küsimused. Ma olen tõesti põnevil. Sinu pöördumine on lihtsalt aja küsimus, nagu sa ütled, aga ma olen sellesse alati uskunud. Kuidas me saame siis olla üheaegselt nii pühad kui ka patused? Ma seletan seda ühe analoogia abil. Kui Jumal lõi alguses maailma, siis ta ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ta ütles, saagu kuiv maapind ja kuiv pind sai. Ja nii edasi. Me näeme, et Jumala sõna on reaalsus, mida ta ütleb. Kasutades filosoofilisi oskussõnu, Jumala sõna on ontoloogiliselt produktiivne. See loob olemist. Meie pääste ei ole mitte vähem Jumala sõna tulemus, kui on meie loomine. Jumal ütleb, kõik Edpoidi mineviku patt on läinud ja kõik sinu patt on läinud. Ja Jumal ütleb, Edpoid on minu ees täielikult püha ja sa oled tema ees täielikult püha. Jumala sõna ütleb, mis on reaalne ja mis tõsi. Mitte keegi ega mitte miski ei või Jumalale vastu vaielda. Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu, ütleb apostel Paulus.
Jumal ise kuulutab meid õigeks. Rooma 8. Kui siis Jumal ütleb, et sa oled oma usu tõttu õige, isa, siis sa oled õige. Kuid Jumala päästmise sõna erineb Jumala loomise sõnast ühe olulise küsimuse poolest. Kui Jumal oma loomise sõnad ütles, ei olnud olemas midagi tema takistamiseks. Oli ainult tühjus. Aga kui Jumal ütleb päästmise sõna, siis on olemas ka tema takistajad. On juba olemasolev etpoid, täis vanu mõtteviise, tegutsemisviise, tundeid ja nii edasi. Ning vana mina on mitmeti vastu sellele, mida Jumal sinu kohta ütleb. Jumal lihtsalt ei kõrvalda vana edi ega loo uue etpoidi. Kui ta seda teeks, siis ta mitte ei päästaks sind, vaid looks ühe hoopis teise inimese. Kuid sina kõiges oma vanas patus oled see, keda Jumal armastab ja päästa tahab. Seega loob Jumal sinu, minu ja iga teise inimese uueks seest poolt. Isa, kui sa paned oma usalduse päästja peale, siis ütleb Jumal su ellu sinu igavese õiguse ja puhta täiuslikkuse sõna. See on nüüd kõige rohkem tõsi sinu elu kohta. Kuid Jumal lihtsalt ei trambi jalge alla kõik, mis enne oli. Ta tõlgendab varasemat väärana. See pole enam päriselt tõsi sinu kohta. Sellepärast kutsutaksegi varasemat olemust vanaks minaks. Aja jooksul kasvab uus mina vanast minast tugevamaks. Niisiis saame uuteks looduteks Kristuses hetkest, mil me usume. Kõik meie patud võtab Krist endasse ja meile antakse Kristuse õigus. Me saame andeks ja me muutume, kuid me ei näe seda tõde oma elus koheselt. Meie vana ja nüüd ka väär harjumuslik mõtteviis ei tunnista meie andeks saamist. Meie vana ja nüüd ka väär harjumuslik elamise viis on vastu muutusele, mida Jumal meie südames põhjustab. Meie vana ja nüüd ka väära enese identiteedi väljasuremine, mis on olnud määratud meie varasemate kogemuste, kalduvuste, tunnete ja püüdlustega, võtab aega. Vaid taevas saab meie nii-öelda tõeline olemus täielikult nähtavaks. Kuidas saavad siis usklikud olla samal ajal pühad ja patused? Nende uuesti loodud sisemuse mõttes on nad pühad, kuid sisemuse väljundi mõttes nende tunnetes, tegudes ja mõtetes on usklikud ikka patused. Jumala perspektiivist ja usklike tulevikku vaadates on nad pühad, aga lähtudes nende endi praegusest perspektiivist ja kes nad hetkel on usklikud patused. Lõpliku tõe seisukohalt, Jumala poolt määratuna on nad pühad, kuid lõpliku vale seisukohalt, iga teise allika poolt määratuna on nad patused. Kristuses määratletuina on usklikud pühad, kuid iseeneses määratletuina Kristusest lahus on nad patused. Kas sulle hakkab kohale jõudma? Kristlased on seega nagu liblikad oma kookonites. Ilu, lendamise ja graatsilisuse elu on neis olemas. Sellised on nad tegelikult, kuid see elu on sisse mässitud millessegi, mis on täielikult vastand ilule, lendamisele ja graatsilisusele. Nad on määratud lendama, kuid vahepeal on nende elu üks suur muutumine. Nad on oma kookonitest välja ronivad liblikad. Minu arvates on väga oluline mõista, isa, et kristlased ei vabane järk-järgult oma vanadest minadest mitte iseenda raske töö pärast, vaid hoopis nii, kui nad lasevad issandal enese sees asuvat liblikat üles ehitada ja tugevdada. Ainus toit, mida päästetud hing sööb, on Jumala armastus. Vaid tema armastuses puhates, isegi kookonis olles, saame enam ja enam tugevaks ja motiveerituks kookonist välja ronimiseks.
kui me laseme Jeesusel enda armastada sellistena, nagu me oleme, siis oleme üha rohkem veendunud, et me võime saada vabaks, et me võime lennata ja üha rohkem tahame seda ka teha. Ära siis hetkekski mõtle, isa, et sa saad ise ennast kookonist vabastada või isegi, et sa võid ise meeletult tahta vabaks saada. Sinu motivatsioon ja tugevus Jumala elu elamiseks tuleb vaid siis, kui Jumala elu juba elab sinu sees. Muutumine on päästmise tagajärg, mitte põhjus. Üks, mida sul on vaja teha, isa, on lasta Jumalal sinu sees elada. Seda saad sa teha tunnistades Jeesus Kristust kui oma päästjat ja tunnistades, et sa oled lootusetu patune. Lase Jumalal sind armastada ja sind vastu võtta sellisena, nagu sa oled, ja sa hakkad vaikselt tundma sisemist igatsust ja tugevust olla erinev sellest, kes sa praegu oled. Lase Jumalal end päästa. See on ainus, mille üle sul tarvitseb praegu muretseda. Milleks veel oodata, isa? Loodan, et mu kiri on mingilgi määral sinu küsimusele vastanud. Armastuses, lootuses ja ootuses, Greg.